Viimasel ajal on tulnud Tartu linnavalitsuselt hoiatavaid signaale, nagu tahaks linn rattaringluse kinni panna. Tartlastes on see aga suurt vastuseisu tekitanud, sellepärast et neid rattaid kasutatakse palju ja nende rent on odav, aastas 60 €. Viimasel linnavalitsuse istungil kinnitas aga abilinnapea Priit Humal, et rattaringlus jääb. No, Tartu linnavalitsusel ei ole plaane rattaringluse sulgemise kohta. Jaa, aga sellest saab olla kindel. Seesama abilinna peale 7. aprillil väitis Eesti Ekspressile, et on väga hea meel, et hange uute rataste ostmiseks kukkus läbi ja äkki ei olegi vaja seda rattaringlust Tartu linna. Et kui nüüd 6 aega hiljem on justkui midagi muutunud, siis kahjuks ei ole usutav Priit Humala poolt see väide, et rattaringlus sellisel kujul säilib, nagu ta täna on. Eesti Ekspressile me rääkisime ühest konkreetsest rattahankest. Linnavolinikud ikkagi ütlevad, et see oli täiesti reaalne, et rattaringlus kinni läheb. No seda, kui opositsioon seda ütleb, sellest ei saa linnavalitsus väga palju järeldada. Et ei olnud siis ikkagi reaalset plaani või? Ei ole olnud sellist plaani rattaringlust sulgeda. Täna on tõesti see, et segadust on rohkem kui vastuseid ja kuigi linnavalitsus on kinnitanud, et neil ei ole mingit kavatsust rattaringlust sulgeda, siis see teeb kindlasti rõõmu. Aga see, et miks see segadus on tekkinud, see tekitab ikka küsimusi. Et tegu on niivõrd hea tasuva teenusega, ta toimib suurepäraselt, et miks üldse seda arutada, et kas ja kuidas. Et see on kõige suurem küsimus, millele meil täna ei olegi vastust. Ehk siis, kuidas mina seda näen, on see, et kui Tartu linn peaks mingil kujul loobuma tänasest rattaringlusest, siis linnale tähendab see küll kokkuhoidu, aga Tartu linna kodanikule tähendab see hinnatõusu, 3–5-kordset hinnatõusu. Ja kui võtta arvesse, et 3/4 Tartu rattaringluse kasutajatest on noored, alla 35-aastased, siis kes sellele pihta saavad, ongi need samad noored. Uuringud näitavad, et Tartu rattaringlus on üks Euroopa parimaid. Edu on taganud eelkõige see, et süsteem kavandati algusest peale osana ühistranspordist, mitte eraldiseisva rattarendina. Rattad on saadaval üle terve linna ja hinnad on soodsad ning tõenäoliselt just seetõttu on rattaringluse kasutus elaniku kohta Euroopa tipus. Näiteks eelmisel aastal sõitis linnarattaga 13 000 tartlast. Rattaringluse tegevuskulud on siis 1,2–1,3 miljonit umbes ja lisaks investeeringud 500–600 000 juurde ja tulubaas, siis kõik erinevad tulud kokku on umbes 500 000. Praegu on probleem selles, et rattaringluse kulud on väga palju suuremad kui need kasutajate poolt makstavad tasud, et see proportsioon sellisena ei pruugi säilida. Kui suur hinnatõus siis 1. juulist Tartu rattaringluse kasutajaid ees ootab? Seal on natuke erinevalt, perioodipiletite tasud tõusevad 15% ja päevapiletid 20%. Linnavalitsus suurima tõenäosusega homme otsustab rattaringluse hinnatõusu, edaspidi on rattaringluse aasta pileti hind 70 € ja siis tuleks see sügisel, näete, enam ei osteta nii palju piletit, enam ei kasutata rattaringlust nii palju ja Boltiga läbirääkimised juba käivad, et see ei ole ka saladus, et selles mõttes paraku ootab arvatavasti Tartu linna kodanikku muutuste linnavalitsuse poolt hinnatõus. Praegu näeme, et ikkagi linn jätkab ka teenuse osutamist ja Bolt osutab ka teenust ka jalgratastega, et Tartus võib olla erinevaid võimalusi inimestel jalgrataste kättesaamiseks tänavalt. See ei pea olema ainult Tartu rattaringlus, Bolt võib seda samuti pakkuda Tartus. Et seda ohtu siis ei ole, et Bolt võtaks terve selle Tartu rattaringluse üle? Ei, sellist plaani meil ei ole.